Tere, mina olen Risto ja täna räägime sellisest filmist nagu Jokker. Jokker ehk Jokker räägib siis DC universumi ühe kõige kurikuulsama Päti algusloo, kuidas ta saab Arthur Fleckis siis Jokkeriks. Ja kui meil on olnud nagu eelnevalt hästi palju filme, kus me oleme ka Jokkerit näinud just Batmani filmides, siis see film oli täielikult pühendatud Jokkeri tegelasele ja tema loole, kuidas temast sai siuke Gothami siis kurikuulus paharit. Paharit kõlab nagu mingi minion. Pahalane, paha tegelane, paha kurikuulus maffiaboss, kriminaalboss. Ühesõnaga, räägib siis loo sellest, kuidas Arthur Fleckis saab Jokker läbi siis ühiskonna surve tõttu. Ja pikalt ma siin keerutama ei hakkakski. Ma ütlen kohe ära, et mul ei ole mitte midagi halba selle filmi kohta öelda, see oli lihtsalt fucking suurepärane. Mul on ülihea meel, et just hetk tagasi Oscaritel sai Joaquin Phoenix selle rolli eest ka parima mees peaosa siis Oscari. Mul on väga kahju, et seda filmi on tehtud maha kriitikute poolt, kes ütlevad, et see film pani neid ebamugavalt tundma. Tõesti, see film panebki sind ebamugavalt tundma, kui sa seda vaatad, aga ta teeb seda ainult sellepärast, et ta peabki seda tegema, eks ole, see on selle filmi mõte, sa peadki vaatama seda, kuidas see ühiskond surub siis Arthur Flecki selle piirini, kus ta lihtsalt keerab peast nii hullult ära, et ta muutub selliseks inimeseks, milliseks inimene üldse sellise ühiskonna survel muutuda saab. See tõesti on ebamugav vaadata seda muutusprotsessi, aga see on midagi, mis selles filmis, selle filmi mõistes, selle tegelase mõttes, selle maailma mõttes, see peabki nii olema, see fucking ongi nii. Ja mind häirib täiega see, kuidas kriitikud on seda filmi teinud maha ka tema ühiskonna kriitilisuse pärast. Kuidas ta aru ei saa, et see kogu fucking point ongi? Kas sellepärast on film halb, et on ühiskonna kriitiline? Todd Phillips, selle filmi režissöör, tõi väga hea paralleeli ka siin, et kuidas on see normaalne, et sul on John Wick, eks ole, John Wickil on mingi 3 filmi, igas filmist tapab ühesõnaga valge mees mitusada matsi lihtsalt ära. Püstolite, nugadega, võitluskunstidega, see on nagu normaalne, eks ole. Kui siuke film on kinos, siis ei ole mingit turvameeskonda, pole mingit politseid seda valvama vaja, aga kui sa näitad siukest filmi nagu Jokker, siis järsku on see suur probleem ühiskonnas ja sul on reaalselt vaja kinodesse kuradi politseid ja turvameeskondi, kes ei lase inimesi, kes on võib-olla Jokkeri tegelase suured fännid, üldse mitte sellepärast, et nad oleks haiged inimesed, vaid sellepärast, et neile lihtsalt see tegelane meeldib, neile meeldib Batman, eks ole, neile meeldib Jokker, neile meeldivad need koomiksid, lähevad mingi näomaskiga kinno ja siis sa viskad enam-vähem nad saalist välja. See on lihtsalt nii fucking ajuvaba, kuidas ühiskonnas siukseid asju nii erinevalt vastu võetakse ja eriti ajuvaba on see, kuidas meie maailma top-kriitikud Rotten Tomatoesis, top-kriitikud lihtsalt teevad seda filmi tema ühiskonna kriitilisuse pärast maha ja sellepärast maha, et see pani neid ebamugavalt tundma. Kui film paneb sind vaadates midagi tundma, siis see ei peaks olema midagi, mille pärast sa seda filmi maha teed. Eriti veel, kui ta teeb seda nagu selle, kui see film ongi mõeldud paneme sind ebamugavalt tundma ja ta paneb seda, siis see on hästi tehtud film. Ma ei saa aru, mis siin vigi seda on, et jah, see on tõesti väga ühiskonnakriitiline film, aga minu arust ta just surub nendele ühiskonna nii-öelda valukohtadele, millele me peakski tähelepanu pöörama. Et see suhtumine, kuidas see film vastu võeti just kriitikute poolt, mitte publiku poolt, just kriitikute poolt, on ajuvaba ja ma tõesti loodan, et sellist asja enam ei juhtu, et ma võiks lugeda siin sõnu ükskõik kui palju peale, mitte keegi võib-olla isegi kuula mind. See ei jõuagi kuhugi, mitte kedagi koti, aga samamoodi peaks kottima inimesi see, mida need kriitikud ütlevad ja arvavad, et see film oli tõesti, see on mu eelmise aasta kõige lemmikum film. Top 1 lihtsalt. Ma väga palun, et kui te ei ole näinud, vaadake see ära ja kindlasti tulge siia kommentaaridesse ja alustame diskussiooni, sest ma ei taha siin väga palju ära spoilida, ma saangi öelda ainult nii palju, et see on väga ühiskonnakriitiline film, aga ta on väga hea ühiskonnakriitiline film, ta tõob oma pointi väga hästi esile, mitte midagi paremat seal filmid tahta ei saaks, ta on otsast lõpuni väga hea tervik. Muud ei olegi, sorry, ma siin niimoodi puterdasin veits ja kuradi vandusin seda asja, aga nii on, see tõesti ajas mind närvi ja ma tegelikult selle arvustuse puhul ei tahtnudki mitte midagi rohkemat öelda, kui et see on kuradi hea film, käige perse kriitikud, kes arvate, et see ei ole hea film sellepärast, et on ühiskonnakriitiline. Andke mulle teada, mis te ise sellest filmist arvasite, kui te olete seda näinud, kui ei ole, siis vaadake see ära. Kindlasti jälgige mind, kui teile meeldib see, mis ma teen ja näeme järgmine kord.